autolt välja ja lükkab ratta mulle ka sinna võssa kaasa ja siis ütleb, et tule rattaga. Ilm oli vahepeal crazy, aga loodame, et meil on veel mingi 30 kiltsa minna, enne kui ma ratta peale hüppama pean. Ja siis loodame, et sealpool on kõik okei ja saan normaalselt sõita. Paduvihma väga ei tahaks. Teine oli see paduvihma Jõgevale pärast. Jah, et see võikski sinna Jõgevale jääda. No vaadates siin teed, siis vahepeal on nagu kuivad kohad ja et saad täitsa võib-olla vahepeal täitsa kuivalt. Aga mis Kõrvemaa rajal toimub, see selgub koha peal. No ma arvan, et see tuleb väga põnev, sellepärast, et eelmine aasta juba olid seal üle põlvelombid rattarajal. Ja nüüd on nagu nädal aega sadanud, nii et... No nii, ma olen valmis või? Ma peab olema. Number 1. Viimased ettevalmistused tehtud. Ütlesin kohe, et puse peale ma teha ei lase, sest homme on Otepää triatlon, et ma ei ole homme Otepää triatlon number 1, et kui ma oleks, siis nagu võiks nagu olla, see on nagu äge vaata. Aga siis tegin siia käe peale ja see naine ütles ka, et ei, ma ka puse peale ei teeks, et see, kes hakkas kirjutama. No jah. Palju vesi oli? 17,4. No nii, Kristo tuli veest 3. rattale, läks ilusti hea eduga 1. Aga tagant tulevad mehed puntides, nii et
tuleb loota ainult tugevatele jalgadele ja heale õnnele, et teda kinni ei püüta. Et ta tuleks esimesena rattalt, no. Siis oleks kõik timm. Aga mul on nüüd söögipaus. Hästi, Kristo! Läheb! Ja Kristo läheb sealt juba ka jooksudistantsile 4 kilomeetrit lõpuni. Nagu nägite, siis Kristo tuli esimesena rattalt, aga vahed olid päris väiksed. Tagant oli järgi sõidetud, nii et loodame, et ta tuleb esimesena jooksurajalt. Ma ei tea, tal on viimasel ajal põlv rämedalt valu teinud, ehk siis ta ei ole saanud joosta. Ja ta täna mõtles, et ta teeb suht nii palju kui vaja rajal. Aga tundub, et peab ikkagi pingutama. Ja nüüd rahulikult lõpuni, kõik on hästi. Nii mul see värg. Ainult 500 veel jäänud. Läb. Aasta võitja Kristo Prange! Võistluspäev. Kell on 12:40 ja stardime siit kodust ratastega ja egas muud midagi. Tuleb siis sooja teha ja asjad vahetusalasse viia. Kristo unustas pulsi vöö peale panna. Nüüd saame minna. Ma olen see vend, kes treenib ikkagi pulsi järgi. Võistleb ka pulsi järgi, jah? Jaa. No kuidas on kiire vesi või? Külm vesi? Kristo on vees või? Kristo on seal kuskil juba.
sa oled jalad kõhu alt välja võtnud ning konkurentide ees korraliku vahe sisse teinud. 2,5 minutit oli edu 10 kilomeetrit tagasi. 3 minutit juhtisid Rait Kallumees. Igal juhul loodetavasti oled oma jõuvarusid õigesti hinnanud ning 10-kilomeetrine jooksudistants sulle mingit muret ei valmista, mis siis, et teist päeva järjest triatloni võistlusest osa võtad. triatloni 2023 võitjad siia vastu võtma. Tulge nüüd lõpusirgele. Kristo Prangel ujumisest tuli nipa-napa seal esilinna piiri peal, aga rattadistantsilt tuli jooksus on seda liidri. See nädalavahetus 2 kõrgema triatlon, eile Otepää triatlon, täna. Kus see jõud tuleb sul? Ma ei tea. No 6 aja pärast on Tallinna Ironman, nii et selleks me valmistume. Aga tundub, et vormikõver liigub õiges suunas. Täpselt nii liigub. Kell näitab ka, et täitsa piiking on, nii et olen valmis. No nii alla kuu on meil minna Tallinna triatlonile ja Ironmanile. Mis vajab viimasel kuul veel järgi aitamist või puhkamist või mis see strateegia ette näeb? No, peaks praegu jalale puhkust andma, sest kilometraaž läks üles ja põlvevalu tekkis ja tuleb rahu anda põlvele. No ole tark ja tarmukat teekonda Ironmani suunas. Aitäh! Palju õnne igatahes võitja Kristo Prangel on finisist aplausi! Möödunud aastal 4. mees Otepää triatlonil. Tere aplausi! Rait Kallo on kohal ning tulemust vaadates suhteliselt sarnane aeg möödunud aastast aega võrreldes 2.04 midagi Raido aeg sealt oli. Nii et no see mees
on siia jõudnud ja väga kadedalt on siia jõudnud. Kas tõesti ja on ta puudutab ette Zucker, nii et rahvasummast Risto tänane võiduaeg 2 tundi, 1 minut ja 16 sekundit. Teeme suure aplausi Risto Brandner, Artur Part, Taavi Rand.